Kunagi ennemuistsel ajal vallutasid Eesti tänavaid sportlikud Subaru Impreza STI ja Mitsubishi Lancer Evolution, mis olid vägagi ägedad versioonid, palju ägedamad kui nende tavaversioonid. Nüüd aeg on palju edasi läinud ja regulatsioonid ei luba enam sellistel autodel teid vallutada ja kärsatada ja nüüd on toonud Peugeot välja oma 508 baseeruva PSC, mis tähendab siis Peugeot sportlikku pistikhübriidi. Tere tulemast taas kord kaasa olema Naisfluksile proovisõidusaatele. Uus PSC on siis tõepoolest selline äge, selliste roheliste igasuguste pidurisadulate ja asjadega ja logodega, mis meenutavad natukene Monsteri energiajooki, aga tal on täis LED esituled ja suunatuled on tal ka siis LED tehnoloogile, staatilised kurvituled on tal olemas, 20-tollised rattad ja siis ka tagadifuusor on tal olemas ja samuti on olemas tal ka veel nelikvõdu ja 0-100 jõuab ta kõigest 5,2 sekundiga ja pidurdamisel suudab tootega elektrienergiat ka kenasti juurde ja kui sa tahad teda laadida, siis lihtsalt vooluvõrku pannes ta kuskil öökapi kõrvale laadima, läheb ta selleks aega 6,5 tundi, et ta täis laeks, aga siis 3,5 tundi läheb, kui sa teed seda spetsiaalsest vooluvõrgust ja 45 kilomeetrit peaksid sa saatma temaga sõitma puhtalt elektrijõul ja muidu tal on siis 1,6 liitrine 4-silindriline bensiinimootor, millel on siis 148 kilovatti ja 84 kilovatine elektrimootor ja tagasilas veel 83 kilovatine, siis elektrimootori kokku annavad need siis 265 kilovatti ehk 360 hobujõudu ja mis viib sind tõepoolest 5 sekundiga 0-100 ja tal on 8-käiguline siis automaatkäigukast ja samuti suudab ta 80 kilomeetrisel tunnikiiruselt 120 jõuda kõigest 3 sekundiga, nii et päris äge. Päriselus tegelikult kõik see nii äge ei ole ja tegelikult see, et ta on ikkagi elektrimootoriga on, ei suuda ta nii palju sõidulusti pakkuda, kui mõned BMW-d seda pakuvad ja tühja aku korral on tal ikkagi kütusekulu Naisfluksuri mõõtmiste järgi ikkagi mingi 6 või isegi 10 liitrit seal, olenevalt sinu sõidustilist, mis jääb väga kaugele Peugeot lubatud 2 liitrist 100-le. Ja olemas tal ka erinevad sõidurežiimid, sportsõidurežiimis peaksid saama sõita eriti sportlikult ja hübriidversioonis eriti optimaalselt, kuigi päriselus on neid erinevusi nende režiimide vahel ikkagi raskem taibata kui Peugeot inseneridel. Sees on olemas tal 12,3-tolline digitaalne näidikublokk ja 10-tolline puuteekraan. Seal puuteekraani on ära peidetud ka kliimasüsteem, mis teeb selle kasutamise natukene ebamugavaks. Samuti on see rooliratas natukene liiga püsikene ja neid näidikuid on natukene keeruline sealt tagant vaadata, sest et see on sellise halva asetsusega. Tagaistujatel ka pole ruumi just ülearu, aga ega seda autot ei osta ettegi selleks, et saada mingit ruumikat peresõidukit, siis võid osta endale Dacia Jogeri, aga olemas tal kuna ta on pistikhübriid, on tal vähem ka ruumi pagasruumis, siis sedaani puhul on tal 437 liitrit, universaali puhul 530 liitrit siis pagasiruumis siis mahtu. Ja kui sa nüüd küsid, et mis ta hind on, siis tegelikult tõepoolest ega ta ennast odavalt kätte ei anna ja tegelikult ei anna ta just ennast päris üldse kellegile väga ei taha ta ennast kätte anda, kuna tema hind algab 65 000 eurost ja Peugeot tegelikult ongi öelnud, et ega ta ei tahagi, et sellest saaks mingi suur, tegelikult ei peagi müügihind saama, aga see peab lihtsalt tooma Peugeot siis kuvandi uuele tasemele ja lisaks kõigele veel on sellest 65 000 eurost on tegelikult kõik vajalik juba täiesti olemas ja seal on olemas juba täiesti ägedad Alcantara nahkistmed koos massaaži funktsiooniga, nii et päris äge on see uus Peugeot 508 PSC, mis muidugi ei paku nii palju sõidulusti, kui pakuvad seda mingid BMW-d või Audid ja tõepoolest kõik ei suuda siis elektrimootorid asendada, kuid see Peugeot 508 PSC on parim näide sellest, mida saab võimsad pistikhübriidid teha ja sisepõlemismootoriga ja tõepoolest see auto, ma arvan, võidab paljugi südameid ja näitab seda, et tulevikus on ka võimalik saada palju võimsust ja tegelikult seda ka vägagi hästi niimoodi, et keskkonda palju ei saastaks. Selline oli selle korda Naisfluksuri proovisõit ja meie kohtume juba nädala pärast. Seniks kohtumiseni ja püsige ikka Naisfluksuri lainele.